Ahoi rahvas, siin on siis uus osa, kus ma lõpuks sain õhkvedrustuse tööle ilusti, et ta pumbaks täis raha peale. Hetkel peame tegema seda, et paneme teda esimesse asendisse ja siis juba hakkame esimesest kolmanda peale kohe hüppama üle ühe sammu. Nüüdseks olukord on siukne, et alla läheb ta kauem, kui tõuseb ülesse ja see on üli kõva vana allroadi kohta. Ma olen reaalselt väga uhke selle peale, et lõppude lõpuks nüüd ta töötab ilusti, ta on peaaegu ideaalselt kalibreeritud ja üles-alla liikumine on perfecto. Hommikuti ka auto on paigas ja suurepärane. See on täielik võit. Jah, ma astusin õli, vist kuskil mingi vana bemm oli parkinud. Ja nüüd alumine positsioon on saavutatud ja hüppame esimesest kohe kolmanda peale. Pum-pum, 2 korda nupuvajutus ja ootame, vaatame, kuidas tõuseb see masin. Muidugi paneme ukse kinni, selleks, et oleks paremini näha. Kahjuks heli on, seal oli väga palju lärme ja sõitsid autod mööda ja nii nagu ta on, praegu ma juba 2 korda üle kirjutan selle audio. Loodan, et seekord jäi ilusaks ja puhtaks heli. Kõik. Nüüd me proovime 4. astmet, sest praegu esialgu esimesest 3. peale ta annab ühe käiguga nüpudada. Nüüd proovime off-road varianti. Off-road variant meil on käes, vaatame kui palju on vahet rattakoopast diivani. Siin on meil siis rusikas ja 2 sõrme ja vaatame tagant. Ehk siis tagant meil on umbes sama palju ja ma ei tea, nüüd on vili ideaalne, aga lähme autosse sooja ja vaatame, kui palju meil igasuguseid näidud on arvuti järgi. Nüüd meie filmid on natukene kehvema videokvaliteediga, sest enamus videosi ma saan filmida või tegelikult pool videosi ma saan filmida nädala sees, aga siis on juba pime väljas ja enamus videosi ma hakkan filmima laupäeval ja pühapäeval. Aga proovime nii-öelda sellega elada ja vaatame. Mul on väga head emotsioonid ja ma olen väga õnnelik sellest, et nüüd ta töötab perfektselt. Vana masina peal õhkvedrustus, see praeguseks juba hinnadega, allroadi hinnadega ei ole päris surm, aga ikka, too on päris raske süsteem ja vigu tal alati on. Sul on alati midagi remondida seal. Ma ei tea, kaua see kestab nüüd, võib-olla mingid teised asjad lähevad katki, aga teeme korda. Või siis keegi juba teine omanik hakkab seda tegema. Me siis diagnosti, meil on esimene positsioon. Vaatame, kas veakoodid tulid eilse päevast. Eile ma sain auto kätte, kompressorit nii-öelda rebuildisin mina,
maha ja peale tegid remondimehed, sest jah, sest ma olen nii loll, et ma ise ei saanud teda kätte. Ütleme nii. No fault codes, esimene aste, me siis vajutame esimene channelit, vaatame, mis meil siin näitab volte, kiirust, võtame teise channeli, door closed, voltid pumba peal, relay off, hetkel ta ei pumpa midagi. Kõrgused praegu on esimene aste, tal ongi puus, aga nad on hetkel näitud on siuksed, et auto ise näeb, et enam-vähem on sirge. Selleks, et panna teda ideaalse asendisse, mul on vaja VDSC ja jube sirge põrand. Sest see arvuti viimati ei tahtnud seda teha. Aga võib-olla, kui ma riskin ja võib-olla kunagi teen seda enda arvutiga, sest kui sa hakkad sellega tegelema, kui sa vajutad nuppu kodeerima õhkvedrustuse, sul on pidev level control süsteem veakood ja siis ta ei hakka normaalselt töötama. Pigem ei riskiks hetkel. Järgmine channel meil on siis kõrgused. Eelmine oli tolerants. Neljas tolerants, mis ta tahab, see tolerants teise asendi kohta. Pärast laseme teisele peale ja vaatame, kui palju see tolerants on. See on nüüd siis kõrgusandurid. Tagumisillal on natukene vahe ja esisillal on väike vahe, sest me ei seisa praegu sirgel põrandal. Siin me näeme barrid. Paneme kolmanda asendisse. Pump hakkab tööle. Rõhk natukene kukkus. Temperatuur ei lähe. Rõhk hakkab kasvama. Teine asend on käes. Temperatuur ei kasva kõvasti. Ja kolmas asend on käes. Ja pump lülitas ennast välja. Ma loodan, et praegu veakoodi ei tulnud. Veakoodi ei tule. Lõppkokkuvõttes võib mainida sellest, et nüüd auto paremaks läks, öö seisis ilusti, isegi ei hakanud kõrvale pumpama ennast. Nüüd naudime õhkvedrustuse, sest õhkvedrustusega on reaalselt väga mugavam sõita. Põhimõtteliselt õhkvedrustus on kallis mõnu allroadi kohta, nüüd ta ei ole päris kallis mõnu. Ma arvan, C6 oma või C7 oma remondida on kõvasti kallim, sest nad on uuemad. Ja ühesõnaga, kui teile meeldib, siis peab natukene rohkem maksma.
ja vot nüüd meil on käes uued varosad, mis meil saatis Hunlin Hiinast ja muidugi me paigaldame need siis originaal Vapko pumbale. Vot siukene originaalpumb välja näeb. Seal, see on tema see silinder, me näeme, et ta on päris kõvasti sisse töötanud, kulunud. See on see kolb. Kolb õnneks käib ilusti ja meil on päris palju võimalus seda taastada. ja muidugi ma tegin katki ühe polti. Vot see polt ei tahtnud ilusti välja tulla. Seega, mis meil seal oli veel? Kohe vaatame. Polt siis sai ilusti välja keevitatud ja kinni keevitatud mutriga ja siis ma õnneks kolmandas korrast sain seda lahti, sest esimest 2 korda keevituskoht läks lahti, sest ma ei ole professionaalne keevitaja ja õnneks läks nii nagu on. Ja kaua harjutatud ka ei ole, muidu tavaliselt ma sain esimeses ja teises korras, no siin läks kolmandaga. Aga tulemus on tulemus ja ikka positiivne. Siin ma uuele komplektile paigaldan puhastatud varused. Nii kõik see ilu välja näeb. Pinnad on lihvitud. Nüüd peame kolbi kätte saada. Kolbi lahti keerata peab poldiga, mis on vastu kere. Tagurpidi keere, et siis ärge keerake puru, kui hakkate ise seda tegema. Needidega paneme kinni. Ja kõik on perfecto. Nüüd ta on koos. Ja ootab paigaldust. Kõik 4 neetsi on uued. Kasutatud neetsi ei saa panna. Eks siis siin on taastatud kompressor, ootab paigaldamist. Aitäh, et vaatasite. Nägemist!